tahaksin rääkida uhkusest. Võib-olla õigemini rääkida alandlikkusest, aga siiski räägin just uhkusest, sellest, millest ei tohi rääkida. Kui inimene mõtleb sellest, siis võib-olla ta saab aru ja talle meeldib see. Aga mainisin möödunud kord ja evangeeliumis, mida kuulsime möödunud pühapäeval, oli jutt, et õndsad on alandlikud, mitte uhked inimesed. Ja tahaksin natukene rääkida teiega sellest, mis see tähendab, see uhkus. No teame, et uhkus see on surmapatt. Uhke inimene on niisugune inimene, kellel on väga raske suhelda Jumalaga, no rääkimata sellest, et teiste inimestega. Aga mis tähendab see uhkus? Kuidas aru saada, kas mina olen uhke inimene või mitte? Ma ei hakka kasutama erinevaid definitsioone, neid on väga palju ja kui keegi tahab süveneda, siis ta võib leida, võib lugeda, mis see tähendab uhkust. Aga midagi, mis on väga lihtne, mis on väga kerge, muidugi kardan, et see ei hõlma kõiki neid olukordi, aga siiski midagi, mis näiteks mulle aitab aru saada sellest, missugune inimene mina olen. No muidugi siin on teine asi, kas ma kasutan ainult arusaamise jaoks või kasutan selle jaoks, et loobuda sellest uhkusest, see on juba teine asi, mis on iseenesest väga raske, aga siiski. Minu arvates uhke inimene on see inimene, kes paneb iseennast keskpunktiks oma tegudes, oma mõtetes, oma suhetes teiste inimestega. Mina olen kõige tähtsam. Miks just niisugune mõte tuli pähe? Sellepärast, et väga tihti me mõtleme, et uhke inimene, kes näiteks ütleb või paremini isegi karjub, mina olen kõige parem, mina olen kõige targem, teised inimesed on rumalad, nad ei tea mitte midagi. Ei pea olema. Kahjuks ei pea olema. Väga tihti on raske aru saada sellest, et keegi on uhke. No teate, tuli mulle meelde niisugune hoiak. Ma olen niisugune väike inimene, kõik solvavad mind, ma kannatan, aga ma andestan. Võib-olla see on tõsi, aga kui ma kuulan niisuguseid asju, siis natukene kardan, kas see on tõesti alandlikkus või see on mingi uhkuse teine versioon. Ma olen alandlik inimene, aga selles perspektiivis ma olen kõige parem. Ma olen alandlikum kui teised inimesed. Kas ei tule midagi niisugust? Me võime kasutada erinevaid variante selleks, et olla parem kui teised inimesed ja muuhulgas see alandlikkus. Kui inimene näeb, et midagi toimub, mis ei ole hea, minu arvates isegi alandlik inimene peab ütlema, et see ei ole hea asi, peab kaitsma õigust. Aga siin ma olen alandlik inimene, ma andestan teid ja mind see üldse ei puuduta. See on ka mingis mõttes nagu niisugune hoiak, tänu millele ma näitan, et siiski ma olen parem kui teised või lihtsalt ma kardan. Aga võib-olla, et ma olen parem, ma ei ütle mitte midagi, ma vaikin kogu aeg, aga vaadake teised inimesed, kui hea ma olen. Ja see on väga raske asi aru saada, et kas ma ei pane iseennast keskpunktiks, sellepärast, et ma tahan, et kõik inimesed näeksid mind, et kõik inimesed võib-olla saaksid aru, et mina olen keegi eriline. Ja kogu aeg ma võrdlen ennast teiste inimestega. Võib-olla ma ei saa öelda teistele, et mina olen tugev siin, ma olen väga tark inimene, aga alandlik, aga vaikne, aga niisugune inimene, keda kõik solvavad, see on ju väga kerge. Aga tegelikult
et teised inimesed näeksid seda, austaksid mind. Kus on siin Jumal? Kui ma püüan midagi niisugust teha, kas ma mõtlen üldse Jumalast, mida tema tahab? Jumal lõi mind sellisena, nagu mina olen. Ja arvatavasti ta teab, mis on hea, mis on halb. Ta andis mulle erinevaid võimalusi. Kui ma suudan, ma pean kasutama neid võimalusi selleks, et ülistada Jumalat. Ja isegi kui keegi ei ütle, et siis Igor, sa oled nii alandlik, siis ma tean, et minu teo kaudu Jumal on ülistatud ja see peab olema kõige tähtsam.